Jou, tere tulemast tagasi minu kanalile, nagu kes on see vaakinututajad näinud, see teab, millest ma räägin. Anyways, ma mõtlesin siia oma vlogmassi vahele teha ühe kaua lubatud ja teie poolt kindlasti ka suhteliselt kaua oodatud video. Nimelt ma reactin teie saladustele, asjad, mida te hoiate nagu väga sügaval sees. See on no judgment zone. Võib-olla natukene judgment, aga nimes ei maini mitte midagi, et keegi kartma ei pea. Ja ma mõtlesin, et ma pean selle video jaoks võtma ühe klaasikese märjukest. Ma mäletan siis, kui ma alustasin küsimist Instagramis, et saatke oma saladused, siis ma vaatasin osasi neid. Ja ma pidin lõpetama, sest ma sain liiga palju juice'id informatsiooni, mida ma ei tahtnud nii korraga saada ja ma tahtsin live reaction'it kaamerale. Ma ei mäleta peaaegu ühtegi nendest, ma mäletan võib-olla ühte-kahte. Nii et brace yourselves nagu, sest siin on some juicy information. Ja et mõelda, et Eesti rahvas teeb siukseid asju. Ja ma ei ütle mitte midagi rohkem, vaatame. Nii. Alustame millegi leebemaga, mis ei ole nii hull nagu osad asjad, mis siin on. Alustame niimoodi vaikselt. Ma olen kindel, et me kõik oleme olnud kuskil suhtes või mõni sõber on meile sitasti teinud. Ja sa mõtled, tahaks lihtsalt kuidagi kätte maksta. Vot see tüdruk, ta tegi selle ära. Ta ei mõelnud seda nagu enamus meist, ta tegi selle ära. Nimelt siis nägin TikTokis videot, et kuidas ühe inimese elu põrguks teha. Tellisin netist hunniku võtmeid ja võtmehoidjaid ning kirjutasin neile ta telefoninumbri ja konkreetselt panin neid võtmeid igale poole Eestis, kuhu ma sattusin. Et kui neid leitakse, siis talle nüüd helistatakse, et kutt leidsin su võtmed. Kokku oli neid võtmeid umbes 100 või nii. Mainin ära, et kutt keeras mulle korraliku käru kunagi. Ma ütleks, et see on kõige leebem viis kellegile kätte maksta, aga samas so sneaky, so genius. Ma loodan, et see plaan toimis ka, mitte et need võtmed ei jäänud lihtsalt vedelema, vaid reaalselt talle nagu korralikult tuli kõnese peale, sellepärast, et see on geniaalne ja see on nipp, mille ma võtan siit ja panen oma tahataskusse hoidud ja tuleviku ajaks kunagi äkki keegi keerab veits käru. Cut the cameras. Dead ass. Ma kebosin oma sugulasega. Kuidas tekib üldse siuke tung, et sa vaatad oma sugulast ja mõtled, seda ma rautaks. Kui ikka sa olid täisealine, see inimene oli täisealine, ma kohe jõuan selle jutuni, siis tead, kui soov tuleb peale, te olete mõlemad consenting adults, täiskasvanud, siis jah. Aga saladus siis, magasin oma isa parima sõbraga. Olin tollel ajal 18, tema 41. See on 10 aastat meie vaheline saladus olnud. Minu põhiküsimus oleks, are you still getting it on? Kui see 10 aastat on saladus olnud, siis might as well. I mean daddy issues. Jesus. Mu parim sõber ja parim sõbranna sebisid samal ajal, eeldan, et siis samas ajavahemikus, kui see sõber võttis mult süütuse. See sõbranna ei tee endiselt sellest mitte midagi. Tema oli 19, mina 18 ning see juhtus sellel aastal. Ma ei tahtnud seda, aga ma ei suutnud ära ka lükata teda. Oot. Ma nüüd ei teagi, kuidas reaktida, sellepärast, et jutu lõpus ta ütleb, et nad saavad endiselt väga hästi läbi, aga girl, why? Miks sa saad endiselt läbi hästi inimesega, kes sind ära kasutas? Davai, give me a that, we're going in. Mu kutt tegi mu parima sõbranna rasedaks. I mean, mida sellises situatsioonis teha? Kas sa nagu elad neile kaasa, sest nad saavad pihipere endale või nagu sa elu lõpuni vihkad neid, sest nagu nad keerasid sulle ikka korralikult käru. Aga samas maybe it was meant to be, sest kõik juhtub põhjusega. Ma olen nii confused, sest nagu lapse sünd on alati üldjuhul positiivne. Aga kui su kutt teeb su parima sõbranna rasedaks, seda on veits nagu keerulisem lahata.
see ei ole mingi rõvesaladus. Tähendab, see on rõvesaladus, aga see ei ole nagu... Ei, tead, ma võtan kõik... See on shocking, see on rõve, see on tülgastav. See on kõike. Mulle maitseb tatra putru süüa vedelama moosi paksema siirupi tarretisega. Ma tunnen, kuidas mul lihtsalt oksa tuleb ühes. Girl, why? Samas I feel you, sest kui ma lasteaias käisin, siis tatra putru kurtne lasteaed, anti suhkruga. Ja sellest peale nagu ma suudan tatra putru suhkruga ja mingi aeg ma reaalselt ainult sõingi seda nii. Ja reaalselt oli tatra pudru ja siis ma lusikaga tampisin ta nagu täiesti siledaks või nagu kokku. Ja siis raputasin suhkrut peale ja see krüdises kõik hamba alla, see oli nagu bestes ever. Nii et kinda get it, aga ma olen nii suur tekstuuri inimene, et ma ei kujuta ette, et tatra pudru mingi tarretise või moosi Nope, not for me. Ma olen gei. Ja see sama inimene kirjutas siia juurde, olen proovinud ennast ühel inimesel ära tappa. Siia ma ütleks nii palju. Sa päris tihti message'id mulle ja ma näen su kirju. Ma soovin sulle ainult jõudu ja jaksu ja nagu there is absolutely nothing wrong with being who you are. Ole siis gay või straight või bi või aseksuaal või panseksuaal, ükskõik mis sa oled. Ole sina, ole hea inimene, see on kõik, mis loeb. Ja nagu kui sind pullitakse, ma tean, seda on lihtne öelda, aga hane selge vesi. Ära tee välja. Nagu, kui palju mina seda heiti saan? Kas teeb mulle haiget? Jaa. Aga kui ma saan seda vältida, siis ma ei teagi, kuhu ma sellega jõuda tahan. Ma lihtsalt tahan öelda, et I am proud of you. Ja sa oled väga armas. Ja sa tead, kes sa oled. Magasin umbes 2 aasta jooksul oma eksi 6 sõbraga. Of course, see oli minu jaoks kättemaks. Sa ei ole täpsustanud, mis see kutt tegi. See on väga bold move sinust, et sa oma eksi 6 sõbraga tegid. Aga siia juurde ma ütleksin, et kui head sõbrad need sõbrad su eksil ikkagi on? Kui sa suudad nendest 6 su eksisõpradest ära võluda. Nagu kas kuttidel ei ole bro-code'i või? Peaks olema ju, sest ma ei kujuta ever ette, et ma oma sõbranna kutiga midagi teeks. Eks-kutiga. Nagu ma juba ei tahaks, see oleks rõvemine oleks. See pole küll story, more like a confession. Ma pole psühhopaat, aga ma low-key olen interested sellest tundest, mis tekib, kui kellegi ära tapad. Miks? Miks? Ja lisaküsimus, kas sa oled kunagi loomi piinanud või loomi tapnud, sest see seletab paljugi. Ja kuigi sa ütled, sa ei ole psühhopaat, siis see seletab ka veel paljugi. Olen petnud kutti, kellega pikalt koos olen olnud, tema sõpradega 4 korda ja enda tuttavatega 6 korda kahetsen. Kas ikka kahetsed, kui sa seda oled 10 korda teinud juba? Kas sa ikka kahetsed? Sest nagu ei tundu, et sa kahetseks. Kui sa kahetsed, siis kahetsus tekibki sellest süümetunne. Et sa õpiksid sellest midagi. Mulle ei tundu, et sa oled midagi õppinud. Ma olen kindel, et reaalselt pooled Eesti kutid, lihtsalt kes seda videot praegu peaks vaatama, hakkavad lihtsalt paranoiatsema, et kas see võib olla nende naine, kes seda teinud on. Sellepärast, et siukseid DM-e selle sisuga, et olen petnud oma kutti tema parima sõbraga või tema vennaga või midagi. Need on tohu hea siin, nii et pooled Eesti mehed. Okei, siin on üks pikem confession. Ja see sisaldab kedagi, kes on Eestis kuulus. Ta ei ole siin nime välja toonud, aga ma loen selle jutu ette sellegi poolest. See on väga disturbing. Igatahes. Meil naabritel toimus grillpidu, kuhu oli kutsutud ka üks Eestis väga tuntud näitleja. Olin tol ajal alaealine ning see toimus mitu aastat tagasi. Anyways, alkohol was involved ja täiskasvanud olid juba purjakil. Note, et mu vanemad olid ka seal. Inimeste meeleolu läks lõbusaks ning nad hakkasid tantsima, including see näitleja. Eventually see näitleja kutsus mind tantsima. Muidugi läksin, sest kõik tundus süütu ja fun. Natuke tantsulkatasime seal koos teistega ja järgmine sekund ta lihtsalt haarab minust kinni ja vägisi suudleb mind ning topib oma keskealist keelt mulle kurku. Ma rebisin ennast käte vahelt vabaks ning jooksin läbi augu koju nuttes. Ma mäletan veel, kuidas mu ema mulle kaugelt karjus jookse, sest too näitleja jooksis mulle järele.
ma jooksin koju ning lukustasin kõik uksed ja panin vannivee jooksma. Istusin vannis, nutsin täiega selle üle, mis just juhtus, sest see oli disgusting ja pesin oma suud seebiga. Seda ma ei tea, mis naabrite pool edasi sai ning mida mu vanemad tegid. Aga üks jubedamaid õhtuid mu elus peale seda juhtunud, kus iganes seda näitlejat näen, tekib mentaalne plokk ning kerge anxiety. Note raevus 13-14, tema oli 40+. Alaealistes sexual assault happens here too. Eriti inimeste seas, kes nii-öelda omast arust eliidis. Oi, kuidas ma tahaks teada, kes see on. Ma ei ütle, et ma arvan, et see on see inimene, aga kas mitte just hiljuti ei olnud ühe Eestis tuntud inimesega siuke skandaal, kus 13-14-aastased tüdrukud tulid avalikkuse ette välja, et neid on tema poolt väärkoheldud, ära kasutatud. Ma ei tea, ma ei ütle, ma ei maini nimesi, ma ei taha mingi legal jama endale, aga I'm just saying, but also it could be anyone else, sellepärast et let's be honest, pedofiile on igas fucking riigis. Ja olenemata sellest, et me oleme pisike riik, neid kahjuks leidub. Ma suudlesin oma ajalooõpetajaga vahetunnis. Esiteks, kui vana su ajalooõpetaja oli? Teiseks, miks sa üldse vaatasid teda? Miks tema sind vaatas? Kolmandaks? Neljandaks, kus see juhtus nii, et keegi ei näinud? Viiendaks, kas ma olen reaalselt esimene inimene, kellel sa ütled? Sellepärast, et kahjuks ka perverseid õpetajaid on väga palju. Ja koolis, kus ma käisin, ma olen 3 koolis käinud, nii et mitte keegi ei saa siit mingit informatsiooni kogudast, ma ei ütle kooli. Aga koolis, kus ma käisin, oli 2 väga siukest ifit ajalooõpetajat. Et ma ei tea, kas see on nagu ajalooõpetajate värk või or what? Selles tekstis on nii palju šokeerivat informatsiooni, et ma pidin reaalselt nagu 3 korda lugema seda ja ma olin nii. Mõned aastad tagasi käisime töökaaslastega väljas pidutsemas. Õhtu lõppes sellega, et läksin ülemusele külla ilma mingi tagamata. Esiteks, miks sa lähed oma ülemusele külla? Nagu ülemuse ja töötaja vahelised suhted võiksid olla nagu natukene eraldatud. You know? Külla, why? Kaotasin süütuse sellele samale ülemusele sellel samal õhtul. Ühesõnaga siit ma siis pigem saan aru, et sa tõesti läksid sinna ilma tagamõtteta, temal ei olnud samad mõtted, tal oli vägagi tagamõte, ma eeldan. Ma eeldan ka, et ta ei teadnud, et sa süüt oled. Aga see panebki ka taaskord mõtlema, et kui vana su ülemus oli ja kui vana sina olid. Jumal. Nädal hiljem sain ametikõrgendust, kui te ei võtnud seda vastu, kuna sain uue töö. I mean, girl, you must have done something right, kui sa ametikõrgendust said oma esimese korra peale. Bravo. Ma olen seksinud raha eest. How do you even go about it? Kuidas sa nagu algatad seda vestlust, et kuule, ma võin seda teha raha eest? Või nad kirjutavad äkki sulle või? Sponsorluse eesmärgiga tahaksin sind viia õhtusöögile ja vaadata, kui õhtu läheb. Ma olen ka siukseid kirju saanud. Ma ise vastasin oma küsimusele. Aga ei, mu vastus on ei, ärge kunagi võtke neid vastussaid ja kunagi, kes on mingi kirvemõrver. Minu vana armastus tahtis uuesti midagi arendada, minuks suhtlema hakata. Kutsus mind endaga nädalasele spa puhkusele ja ma olin siis selleks hetkeks praegusest mehest 2 kuud rase. Mehele ütlesin, et olen sõbrannadega puhkamas ja saatsin vanu videoid ja pilte. Keeruline oli küll, sest esimese armastuse eest pidin rasedust varjama ja et ta teada ei saaks, siis võin ikkagi mõned pokaalid veini ja šampust ka ära ja endal igal sammu liiveldas. Kui tagasi koju jõudsin, siis kirjutasin sellele kutile, et ootan last ja rohkem suhelda ei soovi. Ta algus ütles, et tal on sellest suva ja sellega poolest tahaks minuga nüüd hoopis reisile minna. Aga mina lõpetasin suhtluse ära, et oma praeguse mehe lapse elu mitte ära rikkuda. Olin vana armee roosteta, I guess. Aga nagu võiks roostetada küll, kui sa juba rase oled. Nagu kui sa oled oma praegusest meest rase, te olete obviously olnud nii kaua koos.
kuskilt järsku ilmub su vana armastus, kas sul kordagi ei tekkinud seda mõtet, et nagu asjad lõpevad põhjusega. He was an ex for a reason. Miks sa sinna tagasi läksid? Küsimus siia juurde, kui su mees kindlasti teadis, sa oled rase, ma eeldan, siis milliseid pilte sa oma mehele saatsid, kas nagu joogid käes, kas su mees ei küsinud midagi, et kuule, et babe, you're pregnant. Seksisime toakaaslasega 2 nädalat sama kutiga kordamööda. Nagu teadlikult või? Nagu reaalselt teadsite, et nagu vahetustega. Sa võtta see 2:30 vahetuse, et ma jõuan töölt me 5 ajal koju ja siis ma käin pesus ära ja ma võiks siis võtta selle õhtuse vahetusena. Aga the big question is, did you ever get a threesome going on? Need on need asjad, millest mina siis mõtlen. Ma olen mega õnnelikus suhtes, aga mul on side hustle värk. Nimelt on sugar baby, millega teenin kuni ligikaudu 5000 eurot kuus. Girl! Mitte minule isiklikult, aga ma olen kindel, et siin on teisi naisvaatajaid, kes väga tahaks teada, kuidas seda teha. Nii et tule, girl, come out with it. Kommenteeri alla, kuidas ja kus ja mida ja mingi seeking arrangement raudselt. You know, I know. Ma ütlesin tööandjale emme, relatable. Õpetajad, tööandjad, ma ei tea, kõik on lihtsalt seda kuulnud. Õpetajatega oli eriti nagu kunagi see, emme, sorry. Mu mees on savust sõltuvuses, soovitaksid lõpetada selle suhte. Ma ei ole mingi suhte ekspert, aga ma võin nii palju öelda, et suhted ja suhtes olemine ja narkootikumid ükskõik siis, kas see on alkohol, savu, midagi kangemat, see ei vii mitte kuskile heale teele, nagu sõltuvus on sõltuvus. Sa võid olla, ma ei tea, kas või nutisõltlane, see rikub su suhte ära, sest su mehel ei ole sinu jaoks aega, nii et mu vastus, I mean, kind of a yes, lõpeta see suhe ära. Plaanime oma parima sõbrannaga süütus kaotada, siis kui oleme 13. Ei. 13 pole isegi legaalne vanus veel. 13, mine mängi barbidega või mingi, ma ei tea, Simsi või 13. See tea, mis asi seks ongi veel. Kummi oskad peale panna või? Ma seksisin oma õe kutiga, kui neil oli paus. Ma ei arvanud, et nad tagasi kokku lähevad. Girl, see ei ole mitte mingi vabandus. Ma ei arvanud, et kokku tagasi lähevad. So? Miks sa tahad olla nagu sama risto otsas, mida su õde on raidinud? Nagu kas see reaalselt ei ole sinu peas rõve mõte? How did you get away with that? Öösel vanematega koos Lätti sõites masturbeerisin salaja meie mersu tagaistmel. Girl, why? Why? Mul tuli kananahk ja mu pokaal oleks ümber lennanud. That disgusts me out. Mõtle, sa kuuled, kui su vanemad räägivad eesistmel ja sa oled nagu mingi kuradi DJ pult all. Ei, nägemist. Väkk. Olen su kutiga maganud. Mis ma peaks ootama, et tal ei ole enne mind nagu seksuaalelu olnud või? Nagu, see pole sa... Girl, get out of here. Olin oma endise parima sõbranna õe mehega salaja suhtes. Nagu miks salaja suhted? Te teate, et see nagu niikuinii kuskil ei lähe ja kui läheb, siis kõik lihtsalt vihkavad teid. Miks teha endale sükest sitta? Okei, tundub, et need olid... Tegelikult siin oli nagu korduvalt rohkem, tunduvalt rohkem neid teie saladusi. Aga ma arvan, et ma siin siiski lõpetan selle video, sellepärast, et kõike ma ette lugeda ei jaksa. Siin on väga palju neid. Ja lisaks sellele, maybe in the future, sometime I want to do a part 2. Ja siis ma teeksin Google Doci, et saaksite kõik mulle oma saladusi ilusti nagu siis täpsemalt ja pikemalt rääkida.
Y'all are crazy. Aga davai, ilusat õhtu jätku teile. Loodan teile video meeldis, mina olen veits traumeeritud. Cheers! Ciao!